külmkõned on üks parimaid viise, kuidas saada alguses oma ettevõttele kliente, aga paljud lihtsalt kardavad neid alguses teha. Ja sellest ma tahtsingi teha video, kus ma näitan, kuidas sain mina üle oma külmkõnede hirmust ja siin ongi 5 sammu ja mõtteviisi, kuidas saada üle oma külmkõnede hirmust. Alguses, kui ma alustasin alles külmkõnedega, ma suutsin teha kuskil 5-6 tükki tunnis, sest ma reaalselt ei julgenud neid numbreid sisse toksida ja inimestele helistada. Kõige rohkem, mida ma kartsin, oli see, et kui inimene midagi ütles mulle, siis ma ei osanud talle enam vastata midagi. Et see oli see, mida mina kõige rohkem kartsin. Alustame sellest, et see on lihtsalt telefonikõne. Sa lihtsalt helistad kellegile. Sa helistad kellegile ja sa tahad lihtsalt teada, kas sa saad neid aidata või mitte. Nemad ei tea, kes sa oled. Ja nad ilmselt ei saa ka teada, sest neid ilmselt ei huvita. Nemad teevad selle kõne ära ja 1 päeva pärast nad isegi ei mäleta enam, et sa helistasid. Näiteks kui mina alustasin, siis ma ka helistasin ja vahepeal mulle öeldi, et helist mulle mingi nädala pärast või helist mulle homme tagasi. Ja kui ma helistasin neile homme tagasi, siis nad isegi ei mäletanud enam, kes ma olen. Nad olid ära unustanud üldse, et see kõne toimus. Nii et eriti kui sa helistad ettevõtte omanikele, siis neil on tavaliselt hästi kiire, nii et neil ei jää meelde, kui lihtsalt mingi vend helistab neile. Teiseks, kõige hullem asi, mis juhtuda saab, on see, et sulle öeldakse ei. See on klassikaline õpetus, aga see vastab 100% tõele. Ehk siis, kui mina alustasin, siis samamoodi, ma mõtlesin, et kõige hullem asi, mis nagu võib juhtuda, on see, et mulle öeldakse ei, või saadetakse perse, või saadetakse kuu peale, või marsi peale, või kuhu veel. See on kõige hullem asi, mis saabki juhtuda. Väga lihtne, kui sulle öeldakse ei, siis sa lihtsalt paned toru ära, helistad järgmisele numbrile, kui öeldakse uuesti ei, helistad uuesti ja nii edasi. Lõpuks statistiliselt sa saad jah-sõna ka, et see on praktiliselt võimatu, et sa seda lõpuks ei saa. Kolmandaks, see on numbrite mäng. Ehk siis mida rohkem sa teed külmkõnesid, seda paremaks sa saad nende tegemises, seda väiksemaks läheb su hirm neid teha ja seda rohkem sa saad ka kohtumisi ja mida rohkem kohtumisi saad, seda rohkem saad sa ka müüki. Väga lihtne. Et alguses võib-olla sa pead tegema 100 kõne, et saada 1 kohtumine, 2 kohtumist. Kui sa oled natuke rohkem osavam, siis sa võiksid saada kuskil, ütleme, 1/10 kõnest võiks minna kohtumiseks. Mul endal on praegu kuskil, ütleme, 15% läheb kohtumiseks, kuskil midagi sellist. Et see on see eesmärk, kuhu sa nagu võiksid jõuda. Aga see võtab aega ja ainuke viis, et sellest paremaks saada, ongi see, et sellest võtad telefoni kätte ja lihtsalt helistad. See on nüüd hästi hea häkk, mida mina kasutasin ja see töötas päris hästi. Ehk siis üks suurimaid hirme alguses ongi see, et sa ei tea, mida öelda, eks ju. Et üli efektiivne on see, et tee alguses endale sõnalt stsenaarium. Ehk siis kirjutadagi välja, näed, kui klient ütleb, et ta pole huvitatud, mis sa siis ütled, ja kui ta ütleb seda, siis mis sa siis ütled, ja nii edasi. Sest see võtab selle hirmu ära, et sa ei tea, mida öelda. Kui sa helistad ja kasutad sõnalt stsenaariumi, siis sa tead täpselt, mida sa ütlema pead, ja sul tuleb see palju lihtsamalt välja. Vähemalt minul oli niimoodi. Et kindlasti proovi seda. Aga kui sa juba oled edasi jõudnud ja oled rohkem neid kõnesid teinud ja enam ei karda nii väga, siis kindlasti viska see meetod nagu aknast välja. Sellepärast, et kui sa tegelikult helistad kellegile, siis sa tahad nendega ikkagi nagu suhelda loomuliselt, mitte et sa loed neile loo maha. Et alguses see aitab, aga pärast kindlasti lõpet selle kasutamine. Nii, kõige tähtsam, kõige viimasena, tahe. Kui sul tahet ei ole, et selle ettevõttega saada edukaks või rikkaks saada või mis iganes su eesmärk võib olla, siis sa tõenäoliselt kukud sees läbi ja ainuke viis, kuidas sa kukud läbi, on see, et sa annad alla. See on ainuke viis, kuidas sa kaotad. Kui sa oled teinud 2-3 päeva kõnesid, kõik on läinud aia taha, aga kui sa järgmine päev ikka ärkad üles ja teed külmkõnesid, siis see on tahe. Ja seda on siin vaja. Sest alguses on väga raske klienti saada, sul ei ole mitte midagi ette näidata, et selle kohta peaks tegelikult tegema eraldi video, kuidas alguses klienti saada. Sa pead minema nende külmkõnede peale all in. Sest kui sa ei lähe,
siis juhtub see, et sa teed ühe päeva ära, tegin 20 kõne ja ükski ei läinudki lukku, kujutad, et ükski ei läinud kohtunud 20-st. Sa pead tegema 10 või isegi 100, võib-olla isegi 1000, et üldse jõuda kuhugi. Ja arvesta juba eos sellega, et kui sa oma kliente läbi külmkõned saad, siis sa jäädki neid tegema, eks siis ei ole see, et mina ka kujutasin alguses ette, et ma teen mingi 100 tükki ära, saan kliente ja siis hakkad ise tulema kuskilt läbi soovituste. Sa jääd neid alati tegema, neid külmkõnesid. Nii et ainuke asi, mis saad teha, võimalikult kiiresti saada need oskused ja saada sellest hirmust üle. See on ainuke asi, mida saad teha. Kui sa selle lased üle, siis sa samamoodi müügikõnedes ei ole sul nii palju ettevalmistust, sest külmkõned ka väga hästi valmistavad sind ka väga hästi müügikõnedeks ette. Lihtsalt arvesta, et ainuke viis, kuidas sa pushid sellest läbi, on oma tahtejõuga. Kõik ütlevad, võib-olla inimesed ümber ütlevad ka, et see ei tööta ja kõik ja mine kooli ja mine tööle, siis tahtejõud on see, mis hoiab sind elus. Ja ettevõtlus ongi see, et sa kuid ei tea, mis juhtub edasi ja sa ei teagi, kas üldse läheb läbi midagi või ei lähe. Aga sa pead lihtsalt enda oskuseid tegema kogu aeg paremaks ja lihtsalt läbi pushima. Kokkuvõtteks, ainuke viis, kuidas saad oma külmkõned hirmust üle, on see, et sa teed külmkõnesid. Kõik. Seal ei ole mitte mingit muud maagiat, seal ei ole. Kui sa tahad oma kontaktide halduseks või näiteks su kliendile on vaja omakorda kontaktide haldamis tarkvara, millega saab ka SMS ja email automatsioone teha, siis all on high leveli 14-päevane tasuta selline prooviperiood. Saad proovida seda, möllata seal ringi ja vaadata, kas sulle võiks selline asi sobida. Annan link, millega sa siis toetad natuke mind ka. Aga ma loodan, et sul oli sellest videost kasu. Kui sul tekkis mingi küsimusi või tahad, et ma teeks mingil sarnasel teemal veel video, siis lihtsalt jätta kommentaar ja ma võtan seda kindlasti kuulda. Aga ma soovin sulle edukat päeva ja homme, kui sa üles ärkad, võta see telefon kätte ja hakka helistama, sest muidu sa ei jõua kuhugi. Aga kõik head.